aga õpetaja Eelika tegelikult lubas rääkida meile seda, et kuidas tänapäeval lastele ka üldse tegelikult tarkust anda. Ja ta on selles suhtes kindlasti väga hästi asjaga kursis. Palun. Nii, tervist siis minu poolt. Ja ma olen täna sellise suure challenge ees. Öeldakse, et kui meesterahvas tuleb auditooriumi ette, siis ta on kohe tark. Kui naine tuleb auditooriumi ette, siis ta peab tõestama, et ta on tark. Ja kõik minu eeskõnelejad olnud mehed. Aga ma annan endast parima. Nii, et teema, mis pidi tegelikult olema siis Asta Tuusti poolt räägitud, oli vesi koolihariduses. Kõigepealt Priit rääkis, et vaat siukest teemat on tarvis rääkida. Okei, hakkasin valmistama, vaatasin, mida ma seda juttu sellist ajan, mis tegelikult meid ennast ei kõneta. See loomulikult lõimingutes läbi töö igal pool olemas, kuid midagi siukest väga äkilist kindlasti ei tuleks. Ja ütlesin, et ma siiski räägiks hoopis tükis loodusteadused ja tänapäeva õpilane. Ja siis te saate kindlasti ka vastuse küsimusele, miks siis ikkagi see Võrumaa õpetaja või müüja ei teadnud, et mineraalvesi ja gaseeritud vesi võivad olla erinevad liiki asjad. Nii. Loodus. Kui me räägime loodusest, elementaarne, ilus mets, inimesed lähevad metsa, naudivad. Ja see on siis nüüd kõik see, mis me põhimõtteliselt, kui me kuuleme sõna loodus, kõigepealt endale ette kujutamegi. Aga tegelikult see, mis me siis koolis räägime, on see, et meil on elusloodus, taimed, loomad, seened, bakterid, tohutult palju erinevaid vorme. Ja siis on eluta loodus, kuhu hulka kuulub konkreetselt H2-oonaga vesi. Ja siis on kivimid ja muu kõik siukene, mis vabatahtlikult ei paljune. On siis eluta loodus. Et see kaks asja tuleb koolis enam-vähem selgeks saada. Ja loodusteadused on siis need, mida koolis peavad lapsed õppima. Täna, kui ma poistega siia sõitsin, siis kutid lähevad ju kohe gümnaasiumisse. Küsisin ka, et kuidas siis, mis suunad valite ja 2 poissi lähevad reaalsuunda. Ja kui päriselt ka reaalsuunda. Sest et arenguvestlustel ma muud ei kuule päevast päeva, need võrrandid tapavad mind ära, füüsikat ei ole võimalik aru saada ja keemia on täiesti ulme. Ja nüüd siis autos istuvatest 2 tükki lähevad reaalsuunda. Aga siis öeldakse, et siis need eelmised bioloogia, keemia ja füüsika on ka mateeria liikumise alusel siis klassifitseeritud ja minu meelest siis selle loodusteaduste point või see iva, mis peaks siis jõudma lapseni, lõpuks on see, et ta saab aru, et me räägime ühesugustest asjadest. Koolis on näiteks kõige raskem viia lõpuks õpilaseni see, et see supipotis olev vesi on see sama, mis on keemias katsete jaoks tehtav vesi. Ei, need on täiesti erinevad asjad. Või siis näiteks see, et tööõpetuses on sul meeter traati, ega see ei ole enam see meeter, mis sa kehalises hüppad. Oi, kaugel sellest, mis sa matemaatikas arvutad. Et need on täiesti erinevad suurused. Kui õpilane jõuab kooli lõpuks selle arusaamiseni, et see meeter nagu päriselt ka on igal pool 1 meeter, see on väga hästi. Teine asi, mis minu meelest on ka päris põnev, on näiteks see, et ostame neid lõhnapulkasid, kuidas see lõhn sinna üles jõuab. Ma mõtlesin pool teed selle auto peale, sest ma isegi ei suutnud guugeldades leia vastet, välja mõtlesin, see on kapillaarsus. Võt. Aga ma sõitsin selleks maha peaaegu 80 kilti, et kapillaarsus. Nii, kuidas siis on need nägemised koolist? Kodu loomulikult kujutab ette, laps tuleb kooli, tal on seal tohutult põnev, tohutult huvitav, kõik on ilus, kõik tegelevad lapsega, laps on koolis tohutus vaimustuses. Kool kujutab ette, laps istub, õpib, omandab teadmisi, mis tegelikult toimub. On umbes niimoodi, et miks jälle mina, mille eest 9 aastat. Üks pilt on puudu, milline? Ma mõtlesin, et ma teen selle pildi salaja kooli koridoris.
Nutiseadmed. Käisin, jah, just, juba näen noogutajaid. Käisin Itaalias ja mõtlesin ka, et aga tohutu kiire värk oli seal koolis. Mida ma ei näinud oli see, et õpilastel oleks olnud vahetunnis käes nutitelefonid. Tohutu mass liikus meist mööda tunni ajal või vahetunni ajal ja nendest võib-olla 3-4 olid käes nutitelefonid. Meil on niimoodi, et õpilane lihtsalt jooksebki vastu posti sellepärast, et ta on telefonist, ta üldse ei vaata, mis ümberringi toimub. Nii. Tasub teada, et on paar sellist tsitaati, väljendid, mida on öelnud jälle välja targad mehed muidugi, et meie areng toimub vaid ebamugavuse või sisekaemuse kaudu, mitte kunagi läbi ükskõiksuse. Ja see on asi, mille vastu me tänapäeva koolis tegelikult päris palju põrkume. Miks ma pean seda kirjutama? Sellepärast see on õpikus kirjas. Miks sa ei võiks? Miks te ei võiks minna ja paljundada meile selle asja? Eelmine õpetaja ei käskinud meil üldse seda teha. Et see kõik on see, et mul on hästi mugav. Tänapäeval on niimoodi, et näiteks kui ma esitan oma slaidi esitlust koolis, mis sa arvad, et siis keegi nagu kuulab? Ei, telefon on üleval ja plõksutavad pilte. Nüüd ma olen telefonid ära keelanud. Ja siis nad lihtsalt peavad kuulama, nad peavad mõtlema. Käisin ühel päris huvitaval koolitusel, kus näitas, et inimese ajuaktiivsus tunni ajal on peaaegu olematu. Ja siis oli need samad katsealused kodus, kui pidi õppima hakkama. Siuke graafik oli. Ma ei jõudnud seda kuskilt enam otsida, aga see oli väga-väga huvitav. Ja sellepärast ma kogu aeg enda tundides üritan panna õpilased küsima, vaidlema, mõtlema. Teadmiste omandamine tähendab selgust mõistetes. Kui teil on nüüd kellelgi kodus laps ja ütleb, miks ma pean neid mõistmeid teadma? Tuli välja, et tänapäeval kindlasti, ma ei vaidle vastu üldse, lapsed peavad palju õppima, koormused on suured, eriti suured koormused nendele, kes õpivad. Kes ei õpi, neil savi pole, on ju? Juhtub või ei juhtu, midagi ei muutu. Aga oli koolitus jällegi, kus siis üks lektor ütles, et tal oli seal mingid tõsielumängud, väga-väga huvitav teema jällegi, kuidas õpilasi panna juurde õppima, tegelema, ja ütles ka, et teadmiste omandamine tähendab selgust mõistetes. See tähendab seda, et sa pead saama selgeks terminid. Varem, mina isiklikult olen bioloogiaõpetaja momendil, ja varem oli olnud bioloogias ainekavast välja võetud kõik mõisted. Mitte ühtegi mõistet ei olnud. Ja siis õpetajad ütlesid, kuidas ma neile siis õpetan. Ma ütlesin, tõesti, kui ma tulen sulle räägin, et rakus on mitokonder, mis tegeleb energia tootmisega, sellest veel kuidagi võib-olla saab aru, on ju, aga mitokonder. Ja kui ma ei lase tal seda selgeks endale teha, kust kohast ta siis teab. Ja sellise põlvkonnaga peab hetkel tegema juba ülikool, sest need, kes ei pidanud õppima mõisteid, on nüüd jõudnud ülikooli. Toetavaid võimalusi tänapäeval hariduse toetamiseks tegelikult on päris palju. Kui me siia sõitsime, siis ma vaatasin, et maailm hakkas otsa saama. Tee läks aina kitsamaks ja varsti peaaegu polnud üldse enam mitte midagi. Poisid lootsid, et sa nüüd sõidad kraavi, et me ei pea üldse esitlust tegema vahepeal. Aga et selles mõttes on jah, nagu kahju, et väga häid toetavaid võimalusi on olemas Tartus AHA-keskus. Pärnus ja üle Eesti on veel neid Pärnova hariduskeskuseid ja muidugi muuseumid, programmid, loodusmajad, loomaajad, Tallinna või Tartu Ülikooli teaduskool, mida kõike saavad õpilased kasutada enda teadmiste laiendamiseks. Ja seal siis õpetaja saab valida programmi, mis sobib. Mis on point? Siin on konkreetselt minu õpilased Pärnova loodusmajas 7. klass, kala, välis- ja siseehitus. Ma siiamaani ootan kogu huviga, et millal nüüd keegi ütleb, kuule, et mis asja sa endale ikka lubad, sellepärast, et kirjutatakse, muidu see programm maksab 130 €. Aga nad pakuvad ka tasuta, need on need KIK-i programmidega, mis kuidagi tulevad, et kes tahab minna, mina ruttu saadan kirja, mina tahan minna, vaatan välja programmid, mina tahan minna. Ja see tähendab ju tegelikult seda, üks see programm kestab 1,5 tundi.
Neile tehakse puust punaselt poole suuremalt selgeks, kuidas see kala on kokku pandud, kuidas ta liigub, kuidas ta hingab, kuidas ta paljuneb, kuidas ta kakab, on ju. Kõik. Saavad sorkida, saavad lõikuda. Ma alati tahaks seda kaasa võtta, see on nii hea praegu õhtul ära ka. Aga see tähendab seda, et ta läheb ära võib-olla ajaloost, ta läheb ära kirjandusest. Mina olen võitnud 2 tundi enda ainele, aga samas, eks ole, 2 ainest on ta tegelikult ära läinud. Et kui me räägime õppekavast, me peame seda täitma, võib-olla sellel ajal, kui mina tegelen veelukatega, siis õpetaja tahaks hoopiski nendele rääkida Eesti vanasõnadest, vesi suured laevad kannab. Et seal on käärid. Ja ma arvan, et kui mina seal siukene entusiasti ees ei oleks, et võtan jälle lapsed, sest see tähendab seda, lepid kokku sööklaga, lepid kokku õpetajaga, lepid kokku selle keskusega, siis istuksid nad ilusasti rahulikult koolis ja ei juhtuks ka mitte midagi. Teised toetavad võimalused, kuidas teha see tänapäeva lapsele õppimine huvitavaks, on loomulikult tohutud võimalused läbi interneti. Jeopardy Labs, kõik teavad, mis asi see on. Kuldvillak, suurepärane kasutada. Võtsin kätte, maksin neile ära $24. Nüüd ma tohin siia panna tulpasi juurde, ridasi juurde ja pilte panna. Ja mina näiteks tõesti kasutan seda oma töös päris palju. Quizlet, väga hea keskkond, siis seal on Eesti taskutark, ka väga hea keskkond, ma olen leidnud sealt paar viga, aga no so what on ju, et väga head kasutada. Mille taha see jääb? Võib-olla mõni õpetaja lihtsalt ei taha nii hästi palju kasutada arvutit. Teine asi, mis kindlasti nende ingliskeelsete programmide juures on see, et ei valda keelt. Sest et kui ma ka päris hästi aru ei saa, mida ma seal keskkonnas tegema pean, jätan sinna paika, jagan jälle neil paljundatud leht ette, töötab ka. Ja see on siis ka muidugi eeldab tunni planeerimist, nii et sa jõuaksid need mängud läbi teha. Mis on väga suur ala tänapäeval, siis, kus õpetaja saab kasutada erinevaid asju, et laps areneks, mõtleks, et ei oleks see vaid oleks nii jõnksti vähemalt. On need tõsimängud, mida saab tunnis kasutada ja minu lemmik siiamaani on olnud seal question out, kus siis see tüüp hakkab siit lendama. Seal on 8 levelit. See konkreetne, siin on matemaatika level. Kõigepealt peab ta ära lahendama erinevad ülesanded, et üldse see vanamees hakkaks tema käest küsima küsimusi. Küsimused on kõik inglise keeles. Ma olen ise paar korda olnud niimoodi, et ma loen, et mul pole õrrine aimugi esiteks, mis see küsimus on, veel vähem ma saan aru, mis see vastus on. Lapsed vastavad õigesti. Siis ma kiidan neid, jätan hästi enesekindla mulje, et ma ise ka teadsin seda. Muidugi ei teadnud. Siin on füüsika. Kui ma kunagi seda esimest korda ise lahendasin, sellega ma olin kõige rohkem hädas, sest sa pead kõigepealt siin saama selle vanamehe jällegi küsima. Vanamees on ametis nende asjade tulistamisega seal, elektrilainetega. No point oli see, et sa pidid tal võtma ära elektri ja siis panema siit need õiged värvid, siis ta lõpuks rahunes ära, hakkas küsima küsimusi. Jällegi, kui ma keelt ei oska, siis ma seda kasutada ei julge. Et tänapäeval kahjuks õpetajad alati ei julge olla lastest natukene rumalamad, mis on paraku täiesti normaalne nähtus, et sa kõiki asju ei tea. Kuidas on siis välismaal? Itaaliast tegin paar pilti, siuke labor, ajab kadedaks. Milline labor? Mul on ka A-mikroskoobid, aga mitte sellised, mis suurendab 4000 korda. Ma kohe vaatasin seda, siis vaatasin veel ja siis olin nii kaua kade, kuni see tütarlaps, kes meile seda tuuri tegi, see oli siis Itaalia haridus selles süsteemis, ta oli järgmine aasta lõpetab. Ta oli siis seal koolis käinud kuni nüüd siis juba 11 aastat ja ta ütles, et kogu selle 11 aasta jooksul on tema siia laborisse jõudnud 2 korda. Et maru uhke viime sinna, kui ma poleks seda küsinud, siis ma oleks siiamaani täiesti kade, et milline labor, millised tingimused, seal see laborant, kes meil näitas, kust tuleb kõiksugune vesi ja kust lähevad kõik aurud ja missugused tsentrifuugid ja aurutajad ja mis neil seal kõik olid, jumala äge labor. See oli nüüd siis, ma arvan, füüsikalabor, samasugune suur koppel oli neil
Keemia jaoks samasugune suur koppel oli neil füüsika jaoks, bioloogia jaoks ja nad ei kasutanud neid praktiliselt üldse. Sellepärast, et nendele oli süsteem, et õpilased on ühes ruumis ja õpetajad liiguvad ringi. Ja see on õpetajal ebamugav. Ma pean leppima kokku, ma pean liikuma, ma pean minema. Jällegi see, et õpetaja ei tule välja enda mugavustsioonist. Mis on lihtne, see ongi. Et selles mõttes oli mul nagu natuke kahju sellest variandist seal. Nii. Ja nüüd siis see, kes istub seal klassi ees, tõuseb ja särab, et milline siis on see õpetaja, kes suudab näiteks selle sama vee teema, mis on, ma täna olen suvammuli kuulanud, nagu päriselt ka on peldikust võimalik rääkida 6 tundi jutti. Et ma lugesin neid, kui ma seda kava vaatasin, okei, ja poisid kutsuti, lähen ka, on ju. Ja siis ma olen täna täiesti vaimustunud kuulanud kogu seda värki ja mis ma siis avastasin, peldik on Eestis ainukene asi, mis ei ole veel täiesti raamidesse ja seotud ja direktiividega ära määratud. Kui suur, mis värvi, kui kõrge prillaud, kui ümmargune auk, et see on vist ainus asi, kus eestlane saab veel lustida. Saab isegi tegema detailplaneeringut selle peale. Lähen ja ehitan, nagu ise tahan. Et see on nagu good point. Nii, et milline see õpetaja siis on, et nagu ma ütlen, täna ma olen siit saanud tohutu sellise inspiratsiooni laksu ja ma olen nagu jumalast happy, et ma siia tulin. Üks poiss ütles, kuulen, nagu räägivadki päev otsa veest või, jumala igav ju. Ja ongi tema jaoks igav, ma üldse ei imesta. Teda kõnetab hoopis tükis võib-olla matemaatika, ma ei tea. Kui alati on ka positiivne moment see, kui inimene saab aru, mis talle ei meeldi. See on väga oluline, et sa teaksid, mis sulle ei meeldi, siis sa kunagi seda ei puutu. Nii, aga milline on siis õpetaja? Tunniandja. Eile käisin väga huvitaval koolitusel Tartus, kus oli siis Piret Lunge, rääkis siis õpetajaks olemisest, rääkis ka seda väga huvitavat aspekti, et õpetaja pannakse klassi ette, sa pead minema õpetama, talle ei ole antud hääle kooli, ta ei oska isegi võib-olla rääkida niimoodi, et õpilased kuuleks. Minul on selja taga 20 aastat koorilaulu, 15 aastat võrkpallitreeneri tööd on ju, et olen õppinud kasutama häält. Tõesti, sa ei kasutagi häält, sa ei saagi räägitud on ju seal ees. Et tegelikult õpetaja on päris raskes olukorras. Ja ta rääkis väga ekstreemse loo enda, tuli välja, et ta matemaatikaõpetajana töötanud. Ja rääkis väga ekstreemse loo, ütles, et ja siis tal oli seal klass kuskil Tallinnas, Tabasalu äkki oli see sõna, kus ta töötas, ja tal oli klass ja tal oli vaja midagi oma klassile minna ütlema. Ja siis ta läks, otsis oma klassi üles ja ütles, et ja mida ta näeb. Õpilased istuvad, jalad on laua peal, kotid on loomulikult laua peal ja kõik on siis telefonides ja siis on õpetaja. Ja räägib täiesti monotoolselt ja rahulikult täpselt kõik oma aine ära ilusasti niimoodi, et niimoodi kõik aine on antud, kõik punktid on puudutatud, kõik metoodikad on kasutatud ja mitte midagi õpilastele edasi ei jõua. Mina nimetan neid tunniandjateks ja paraku jah, on sellised variandid kahjuks. Siis teine asi, õpetaja võib olla sõber. Kuidas selle sõbraks olemisega on? Mina leian alati, ma võin olla sõbralik, ma ei ole sõber. Kui keegi tuleb mind sinatada, ma tead, sa 18 võtame pitsi viina, ma ei jõu kusjuures viina. Ja siis sa võid mulle ütelda sina. Sinnamaani olen mina sinu õpetaja, sinnamaani ütled sina mulle ilusasti teie. Aga miks teie võiks mulle teie ütelda? Aga sellel lihtsalt põhjusel, et sa käitud lapsikult. Palun väga, käitu nagu täiskasvanu, mul pole mingit probleemi ütelda sulle alati teie. Domineerija. See on see, et kui ma nüüd tulen siia ja ütlen, et meil on nüüd praegu siin veeavari, palun tõuske siit püsti, lähme nüüd siit välja on ja niimoodi. Siit tõusevad, kõik püsti lähevad välja. Ja kumb hakkab liikuma? Veeavari on, kohe uputa ära. Loomulikult on see, kes domineerib, on ju, paneb klassi kuulama enda käsklusi. Kindlasti see mõnedes olukordades toimib ja seda tulebki teha, et kui ikka ei saa hakkama, siis tuleb saada hakkama. Et tegelikult on ju tõesti nii, et isegi kriminaalseadustikust räägid teile, miks ei panda surveillance kaameraid ülesse. Sest eeldatakse, et õpetaja saab hakkama. Noh, eks nad kuidagi saavad, tunniandja ikka saab. Pole vahet, mis see laps koolis teeb.
õhinapõhine entusiast. Neid meil sinna koolidesse alati tuleb, töötavad hästi palju, teevad hästi pikki ettevalmistusi ja parandamisi ja siis eeldavad sealt, et ta on nüüd nii hea tunni andnud ja siis ütleb, et ja siis ma saan aru, et nad üldse ei kuulagi mind. Et mina võimlen seal ees ja nad isegi ei vaata mu poole. Nad eeldavad hästi suuri kõrgeid saavutusi, sellepärast, et ta on endast nii palju andnud. Ja siis on nagu kahju tõesti nendest õhinapõhistest, et ära eelda nii palju. Tavaliselt enda kehtestamiseks ma ütleks, et läheb 2 kuud või 2 aastat. Või ei jõua sinna mitte kunagi. Just, mitte kunagi. Ja siin ongi see vastus see, et sa võid olla seal ees väga hea, väga tubli, iseendast kõike andev, sa põled seal ees lihtsalt läbi ja ongi kogu muusika. Et minu meelest väga mõistlik on võtta igat õpilast kui huvitavat pedagoogilist eksperimenti. Inspiraator. Miskipärast julgen ennast natuke sinna lugeda, sest et need samad kutid, kes täna seal ees esinesid, kõik sõnad olid sassis, üle ühe. Et eks ma ikka neid julgustasin kõvasti, sest et ühel ütles veel hommikul emad, jää haigeks. Ma ütlesin, et sul on nii tore ema, su ema armastab sind niivõrd, et ta on nõus, et okei, sa oled haige, täna sa ei lähe sinna veeseminarist 10 minutit rääkima, on ju. Aga noormees tegi ise otsuse, tema tuli kohale, tema esines, sai hakkama, sai kogemuse. Super värk, on ju. Nii, aga inspiraator, mis ta siis saab seal teha? On see, et tee ise. Kui ma bioloogiaõpetaja ametile jah-sõna ütlesin, siis ma võin rääkida, et kuusel on nokkad, kasel on lehed. Laps läheb metsa, ütleb, ei, tema tea. Kumb see siis nüüd on? Ja ma lasen teha 8. klassis herbaariumi. Seal on vaja 5 taime. Katteseemnetaimed, paljasseemnetaimed, sõnajalgtaimed, seened, samblikud. Oli vist nii. Üks õpilane ütleb, tema ei saa mulle seda tööd tuua, sest ta pole mitte samblad ja samblikud. Ta ei ole ühtegi sambliku mitte kusagil näinud. Ma ütlesin, et nagu päriselt ka või, et tavai, lähme nüüd koos ja koolimaja ette, seal on paar puud, et lähme vaatame seal puuoksad läbi, seal on samblik ja nii, et tapab. Aga sammalt tema ikkagi näinud ei ole. Ma ütlesin, mine vaata, seal kivide vahel kasvab üks roheline asi, selle nimi ongi sammal. Et see on see, et pane laps ise tegelema, ise tegema, vaatama, uurima. Et siis ta natukegi vaatab ja ma loodan, et sellest 80 herbaariumist võib-olla 5 õpilasel isegi jäi meelde, et paljasseemnetaime on näiteks kuusk. Jah, nii. Siis üks väga hea asi, millega panna siis näiteks lapsi samamoodi kaasa mõtlema, kaasa tegelema, veeteema tuleb nüüd, on räägi lugusid. See on täiesti välja uuritud lugude rääkimine, seostamine päris eluga toimib. Näiteks füüsikatunnis, kui on tegemist vee ja tema erinevate omadustega ja mis seal siis muutub või ei muutu, ma võiks kohe lapsepõlvest rääkida selle loo, et kastasime üles oja ääres ja mul oli siis aasta noorem vend, jumala loll loomulikult, ja siis oli 2 tarka tädipoega, suuremad, ja meil oli alati vaja minna sinna jää peale ju, nii kui see jää tuli, kohe sinna jää peale minna ju kõndima ja vaatama, mis toimub. Läbi jää sai vaadata, kratsisid puhtaks, vaatasid, mis all toimus. Ja ega me siis ometi nii lollid ei olnud, et me ise läksime. Me saatsime venna ees, sest vend oli väiksem ja kergem. Me võtame seda kui elukogemust tegelikult puhas füüsika, on ju? Puhas füüsika. Vesi on jäätunud, kui jäme peab tema olema selleks, et see väiksem vend läbi kukuks. Ükskord kukkus ka, sellest oli suuremat sorti jama. Suusatamine. Miks peab suuski määrama? Puhas veevärk. Mis see võtmesõna on? Põhtähega hakkab. Pind, pinevus. Naljad. Mida saaks siis siduda jällegi teemasse? See on üks vahva lugu. Võib-olla keegi siit auditooriumist on seda kuulnud, kuid kindlasti, kui ei ole, jäta meelde, sa saad seda kunagi kasutada võib-olla kusagil, et taevastel radadel Newton, Pascal ja ütleme, et Aristoteles mängivad peitust. Teate seda lugu? Nii, Newton, Pascal ja Aristoteles mängivad peitust.
ja Aristotelese aeg on lugeda. Aristoteles hakkab lugema 1, 2, 3, 50, 60, oli kokkulepe, et 100 peavad lugema. Jõuab 100 ära loetud, hakkab luurama, jõuab sinna, vaatab. Newton! Aga Newton on vahepeal tõmmanud enda ümber ruudu. Ei ole, Pascal, sest kõik teavad, et Newton ruutmeetrile on Pascal. On ju? Elementaarne. Ja siis jääb meelde. Võib-olla jääb meelde, mis pidi on ju. Kumb siis nüüd pidi olema see ruutmeetri peal. Aga et üks on, see peab teadma. Ja siis videod. YouTube, jumala hea koht. Näiteks seesama füüsikavärk on ju. Vedelik, paisumine, gaasid. On see, et olete näinud seda videot, kus see tüüp viskab kuskil šampuse pudeli vastu seda seina, arvatavasti peab see katki minema suure soovi najal. Ja mis juhtub? Ta lendab vastu seina täpselt punniga ja ta saab ise selle pudeliga vasta vahtimist. Puhas füüsika, absoluutselt, mitte midagi muud. Ja muidugi see silmaring ka ikkagi. Et mul oli siin mõned kuud tagasi praktikant ja ma ei tea, kas ta sattus siis sellistele tundidele, kus õpilased küsisid hästi palju. Mõnikord on nii, et tunni lõpuks sa ei jõua ka oma tunni asja kõike räägitud, sest lastel tekib niivõrd palju küsimusi ja siis ma siis vastan. Ja tema ütles, et kuule tead, ta on Tartu Ülikoolis bioloogia bakalaureuse lõpetanud juba ja ütles, et ja tead, et tegelikult ongi nii, et ma hakkasin mõtlema, ma ei oleks mitte ühtegi seda vastust osanud ütelda lastele. Et see on juba see, kus tuleb siis see kogemus. Täna kuulisime siit hästi palju veevärgist, väga huvitavad ettekanded olid, mulle jäi ühte-teist kõrvade vahele ka, võib-olla homme ka mäletan, võib-olla üle homme. Ja tegelikult on nii, et need õpetajad kõik seal ees on nüüd sõbrad, domineerijad, entusiastlikud, inspiraatorid, kes jõuab õpilaseni kõige paremini. Teate, kui ei korda, siis tuleb sedasi, et näiteid siis keemiast, matemaatikast ja teadusest. Need on nüüd konkreetsed väljavõtad õpilaste töödest. Teadus jaotatakse 2, algab kõik fundamentaalteadusest, kus kõik on uurimise käidus saadud faktid ja hüpotenuusid ja muud sellised asjad. Keemia. Hapnikku saab, kui mingit lillad magnaati läbi klaasi põletada. Elementaarne. Nürinurk on see, kus üks joon on viltu ja teine pikali. Et kui õpetaja saab sellise töö tagasi, siis ta mõtleb, et nagu mina õpetasin talle, ma tegin oma meelest selle kõik 7 erineval moel lastele nii selgeks ja nad rääkisid minuga ja nad testasid minuga ja ta ei tea mitte midagi. Nii, bioloogiat ka. Raimon Heeringa käepastunud variant. Lindudel on seljal paranipula. Mis see õige sõna peaks olema? Päranipunääre, täpselt. Midagi oli kuulnud, peaaegu läks sinna kanti. 2-tiivaliste teine paar on tiib on arenenud summutiteks. Veelindudel on lestad jalgade vahel. Ämblikul on võrguniidi jaoks eesnääre. Ja see viimane on minu lemmik. Tegelikult on niimoodi, et ma loodan, et ma kellegi autoriõigusi siin väga ei riiva, sest meil on õpetajate list, kus siis õpetajad saavad panna neid, kusjuures ma ise alustasin selle, seal saab niimoodi südamest naerda, et õpetajad siis loevad ja panevad paremad palad. See on mu lemmik, see on mu enda üks õpilane, kes kirjutas selle vahetult peale jõulusid. Et 2-paiksed on need, kes hakkavad kohe hüppama, kui on kuljustest välja kasvanud. No nii ilus kohe, muidugi ta sai kahjuks 2 selle töö, aga inimesest täpsemalt. Inimene ei suuda seenerakke seedida, sest nendel on ümber intiimkest. Ja kui ma sellele neiule ütlesin, et intiimkest on midagi väga teistmoodi, siis ta tõsiselt ei saanud aru, mis ta valesti kirjutas. Nüüd ta teab. Hingamine on see, kus võetakse hapniks ja välja lastakse heitgaasid. Õpetaja küsib, et nimeta põhjus, miks võib idulasel väärareng tekkida, no siis kui mehe sperma on juba imelik. Ja bioloogiline surm järgneb kineetilisele surmale. Jah. Ja tegelikult me oleme ju andnud endast parima, et see lapseni viia, on ju. Rääkinud talle, Priit räägis, et tal on mingi pudelikatse veega, on ju, et kõik pärast mäletavad.
ma mäletan, et sa rääkisid seda, ma pole seda veel kuulnud, mulle meeldib see pudelikatse, et see münt on all ja vaata seal sees on ju. See on mu lemmikkatse. Muidugi seesama, mis me rääkisime enne, näitasin H-keskus, siis selle H-keskusel on tõesti, nad teevad super ägedaid võtteid ja värke, aga just, et nagu see seose loomine on keerulisem. Ja lõpetuseks, ega ma siis ei saa ka kehvem olla, et kui siin on ikka päev otsa räägitud peldikutest ja käimlatest, siis viimane asi on ikkagi see, et minu ettekanne läheb ka täiesti teemasse. Vähikehaosad on käimlad. Jah, 8. klass. Nii, sellega ma siis oma inspireeriva jutu lõpetan. Aitäh kuulamast!